Tina, palju õnne sulle meistritiitli puhul. Räägi nendest 2 võistluspäevast, mis oli kerge, mis oli raske? Ma väga tänan õnnesoovide eest, mis oli kerge. Kerge oli see, et sai jälle võistelda, et nii tore oli selle seoses koroonaga, nagu ei ole neid võistlusi ka, et lahe oli. Aga raske on ikka see, et jälle, et kui võistlusi ei ole, et siis ikka kipub närv sisse minema ja eile nii oli ka, et natuke jälle selline, et pole saanud paar kuud võistelda, et siis on jälle rooste tunne tekib peale. Kas rooste tunne sul endal või hobusel? Endal, et see on ikkagi, et vaata, kui sa oled võistluskarussellis, siis on teine asi, siis on kogu aeg kõik on nagu nii rutiine juba ja selline mõnus on, et suvel sai rohkem jälle teha ja need rahvuslikke võistlusi, üks maailmakarika etapp suvel Ruilas, aga nüüd siis oli jälle paus ja siis head Ratsaliit otsustas, et seisvameistrivõistlused toimuvad, et siis sai ruttu ära teha nüüd, et päris, et loodame, et kõik teised takistussõitjad saavad ka ära peetud novembrikuu jooksul, sest mine see tea, mis nüüd jälle edasi toob see elu. Kuidas sa võtad selle raske hooaja kokku? Mis sa sealt õppisid enda jaoks? Võib-olla see oli see aeg, kus tuli vaadata rohkem nagu iseendasse ja siis sai kodus olla ja perega olla rohkem koos, et see on nagu võistleja seisukohalt see hooaeg oli suht nagu ta oli, et lühidalt võttes, aga jälle sai teistpidi jälle, ma arvan, et kõik sportlased said rohkem perekonnaga koos veeta aega ja et see oli nagu mis on nagu ka tore teisest küljest, et. Räägi kiirelt, mida sa ootad järgmiselt aastalt? Loodan, et see koroona taandub, et saaks toimuda need võistlused normaalselt ja rohkem ja et ikkagi need suuremad võistlused, Euroopa meistrivõistlused ja olümpiamängud ikka toimuksid. Kas sa oled endale midagi plaani ka võtnud juhuks, kui nüüd läheb olukord paremaks? Ma tegin see aasta alguses plaanid valmis, mul oli isegi kõik üles kirjutatud, kuhu ma lähen, mitte ükski ei läinud täppi. Et see maailmakarikatapp suvel ka see toimus nii eksprompt Tallinna Horse asemel, et ma isegi seekord ei ütle, et kas mul on plaanis midagi või mitte. Aga siis jääme lootma paremat ja veel kord palju õnne. Aitäh!